tere taas kanali jälgijad. Täna tulin siis Pärnusse koha püüdma. Sai lubatud suure suuga paar videot tagasi, et kui saame subscriberite arvu täis, et siis võtame paadi ja lähme. Ja siin ma nüüd olen. Teen lühikese kokkuvõtte siis ka sellest, et kuidas mina rakendust seon. Rakenduse teen ma siis fluorokarboni külge ja fluoro siis seon otse põhiliinile. Täpse õpetuse, kuidas neid sõlmi siduda, ma panen siia video kirjeldusse ja kasutan siis Dropshoti tina all põhjas, et sellel ei ole vaja sõlme teha. Esimeseks lutiks panen siis sellise suhteliselt kirju ahvena värvi nii-öelda, et äkki selline võiks täna töötada. Paat tuli siis Kalatakso Taavi poolt. Tegeleb ta Pärnus siis nii paadirendiga kui ka jäiste olude puhul kalatakso teenusega, et viib mehi Pärnu lahe peale. Aga arvestades selle aasta talve, siis pigem tegeleb see aasta ta paadirendiga. Dropshoti puhul on siis tähtis rakendus lasta täitsa vastu põhja ja siis pausidega kirida. Pärnu jões mina nii-öelda mängu eraldi siis rakendusele ei anna, kuna vool on nii tugev, siis lutt mängib seal põhjas tegelikult ise väga hästi. Püüdes järvedel ja väiksematel sellistel veekogudel või väiksematel jõgedel, siis seal tuleb anda vahepeal tamiili järgi või mitte järgi, aga nii-öelda otsaga aeglast mängu teha, et siis see kummilutt nii-öelda põhjas hakkab mängima. Aga sellise suure vooluga veekogul ei ole see tarvis. Olen vahepeal siis omajagu kohavahetusi teinud, aga ei ole nagu tabanud kala. Praegu tulin veits sellise sügavama koha peale, et ehk õnnestub siin kala kätte saada. Aga kui mitte, siis paari tunni pärast peaks Taavi tulema, et äkki vanameister õpetab mingeid trikke ja nippe, kuidas seda koha püüda siin Pärnu jões. Sest ega ma mingi spetsialist pole, aga see mees on kohalik ja põhimõtteliselt vist terve elu Pärnu jää peal ja lahe peal püüdnud, nii et talt peaks nii mõndagi olema õppida. Täitsa uskumatu, mis vaikus täna lihtsalt on. Ei kujuta ette, kes on nüüd sellest ilmastiku muutusest, et siin nii pikalt oli plussid ja nüüd järsku tulid miinusilmad või miinuskraadid või milles kuradis see on. Või siis kõige suurem tõenäosus, Sander teeb lihtsalt midagi valesti. Ja, nüüd on kala. Nüüd on kala. On koha jah.
vaatame, kas saame nüüd kuidagi ta kahva ka siis. Et ennast ära ei sikuta. Apsti. Ja on olemas esimene. Ilusti ninast kuni siis sabani välja. No, 47,5. Selline kena poiss. Tuli see koha siis valge luti peale. Et just sain öelda, et ei tea, mis valesti on, et kas on endas viga, aga äkki oli hoopis ikkagi landi värvis. Aga mis seal ikka, püüame edasi. Koha alammõõduks siis Pärnu jääs 46 cm. Et viimasel paaril päeval on päris mitu artiklit selle teema kohta tulnud, et püütakse siin kas alammõõdulisi või siis limiitlõhki. Et päevas tohib kalamees võtta 5 koha kaasa. Et olge teie ka vastutustundlikud kalamehed ja harrastuspüüdjad. Et jälgige ikka seda alammõõtu, et kui me siin võtame kõik välja ja ükskõikselt suhtume sellesse kalaliiki, siis varsti pole siin midagi enam püüda. Tulin siia, kus eelmine kord Pärnus olles kalda pealt püüdsin. Vaatame, kuidas jõe pealt on sama koht. Põhja jäi kinni. Ahah, vist on kalakene. Tuli üks ahvenakene. Täitsa okei mõõdus. Tuleb järgmine ahven. See on juba ilusamas mõõdus. Oi. Teie poolt tõmbas sitt võtta minema. See on juba täitsa kenahke. Tuleb kala. Ilusas mõõdus ahven jälle. Väga ilus ahven jälle. Vapsti. Väga ilus ahven. Vahepeal kuradi ma tuli siit nurgast mingi punn ära. Ja siis avastasin, et oi, kui palju vett järsku paadis on. Et päris paanika ei tekkinud, aga korra oli nagu arusaamatus, et mis ja kust see vesi nii-öelda paati tuleb.
et ma ei pannud tähele kohe seda ka alguses. Niimoodi järsku võttis küll. Tuul muidugi keerutab korralikult. Kaamer lendas ümber. Ei ole siit mine läkski ära. Jebla veel nende kaameratega. Tuul on nii kõva ja kukkus maha ja see hetk, kui maha kukkus kaamera, siis läks korra ritva lõdvaks. Pinge on jälle liinist maha ja kala oligi läinud. Väga kahju, see oli väga ilus suur kala. Väga ilus suur kala oli see. Sealt ta tuleb üks ja ainus. Härra Taavi. Vaatame, kas saame ta kaldas peale. Lasid elukala minema? Kaamera jeblas, kukkus tuulega ümber. Siis hakkasin kaamerat püsti tõstma ja siis läks korra ritt lõdvaks. No palju õnne. Täiesti Klassik. Nii, räägi nüüd enda sellest püügitehnikast ka. Viskan keskele, siis hakkab mööda voolu niimoodi taha minema. Nii. 2 aeglast kerimist ja 3-4 sekki auku kogu lugu. Okei. Kõik. Kogu tehnika. Kogu tehnika. No, õhtul saab lõpuks tehnikaga teada. Päev läbi ise arutatud mingit süsteemi. No, kala ma sain kuidagi, jah. Selle kordi 30 hepase kohta lippab väga hästi see. Et ootamatult kiiresti läks edasi. Kerge paat ja kukki peal ja ta on ikka mõeldud niimoodi, et ta 3 ka klikki läheb. Okei. Ka 4 ei ole. 4 siin paadis muidugi on suht kitsas marva. Ei ole midagi, ma olen kala ka püüdnud 4. Kitsas on, aga saab hakkama, jah. Nii, aga räägi siis paari sõnaga, millega siis kalataksoga tegeleb. Kalastusreise, täitime paate, suvel ja talvel samamoodi firmadele sellised elamuspäevad, kiiti, veiki ja tuubisõidud, lihtsalt kruiisid, siuke veekultuuri arendamine. Oli. Pane
sidur peale esiteks, et ta üldse ei annaks järgi. Ja hoia õnge nagu selles suhtes nagu üleval pool. selles suunas, et ta saaks otse üles haakida. Külje peale haakida, see on bullshit. Hoia teda sinna suunda, kus sul see nöör on. Nööriga on hea ja natuke diagonaalis üles. Kui ta nöörib, siis ta võib see alla ja saad kuradi üles haakida. Okei. Et muidu kuskil külje peale sul ei ole jõud. Oli. Siis oota natuke, las ta sööb. Davai. On meil nii paani all siis. Üles poole. Ma olen natuke üles poole tagasi küll. Kui ta ikka lööb, et jääd korrus niimoodi tuleb hakki. Mitte nagu konkreetselt. Muidu ta ei haagigi seda ära. Teinekord on sul lihtsalt kuradi kurgus ja kogu lugu tähendab laseb, teeb suu lahti kuradi kahvas kala ja on kõik. Ja nii läheb neid ära ka selle pärast. Nii kui sa lõdvaks lased vähem persis, tahan neid. Mis asi ta ütles, et ju ta kohe on. Võtta kahv ka või? Ägedad. Ei ole ka, normaalne kala. Ma ei tea, kuidas sa selle ära blurrid niimoodi, et kalda ei näha jää. Ei näha, et videodes oleks nagu aru saada, kus see kala tuli. Okei. Halb. Ole ka väike. Ei ole väike ju, jah. Vaata, kus on kurgus hästi. Mul on 4 tükki siit praegu. Jah. See on ikka suurem. Ikka just. Selline siis saigi selle korra osa. Visita like ja subscribe ja kommenteeri ja näeme järgmises.